elu ongi selline pidev häälestus. Nagu musklivärk, et kui sa ei liigu ja ei ole ühendus õhu, maa, tule, vee ja eetriga, 5 looduselemendiga, millest su keha ka koosneb, siis tekib disbalanss ja lähed häälest ära, tervis läheb kukele natukene. Rääkimata, mis sa suust sisse jääd. Aga siis see peenkehatreening, palve, meditatsioon, häälestus, kõik on ilus, Jumal on hea, loodus on ilus, armulikkus on voolanud minu peale läbi ka nende elementide, läbi, ma ei tea, meelte, muusika, maitse, kuulmine, nägemine, sõbrad, emotsioonid, nii palju nagu aspekte, mis nagu pidevalt on olemas ja mind läbivad ja mulle nagu armulikud on. Ja siis ma nagu kogu aeg tuletan seda meelde, see ongi see häälestus, nagu meditatsioon, palve. Palvel on palju erinevat liike meditatsioonil, aga see üldpoint on ikkagi see, et häälestad mitte millegiks või kellegiks ennast või tegelikult häälestad ennast selleks, kes sa tegelikult oled, sest see materiaalnenergia häälestab sind kogu aeg mina, mulle, minu, hirmud, ekspluateerimine, ei jätku asju, keegi häirib, keegi elusolendites on närvikava ja kogu aeg nagu sellelt pead kogu aeg rääkima, ei, kõik on hästi, Jumal armastab mind läbi, need on lihtsalt postiljonid, kes toovad mulle siis seiklusesse, minu elu seiklusesse erinevad momente, eneseületusi ja nii edasi, nagu me oleme rääkinud. Et selles mõttes on nagu sinu hing on siin ja siis on nagu kahte sorti, nagu üks osa nagu üritab häälestada sind sellele kehalisele, ajutisele, mis ei paku sulle varjupaika ja siis teine osa, pühakud, pühakirjad, templid, jumalused, palve, häälestab sind kogu aeg nagu, kõik on normaalne, nagu igavikku, igavesse armastusse, tingimusteta armastusse. Ja see hingeke seal vahepeal oma valikuvabadusega siis tahab, vassib ära või midagi, tal ei ole nagu seda spontaanset arusaama veel igavikust ja jumalast ja endast, siis ta nagu, nii kui tal nagu seda huvi ei ole, nii automaatselt hakkab see teine energia maha majja, sind häälestama. Karjäär, pere, partei, rahvus, vanus, sugupool, kõik kohe hakkab häälestama sinna mateeriasse nagu. Ja satud nagu sinna surmasünnitsüklisse, karmatsüklisse kohe automaatselt. Siis valikuvabaduse, et okei, Jumal, et ma saan aru, et ma olen selle mõju all muidugi, aga nüüd mul on nagu huvi ka selle teise värgi vastu, nagu igavikuliste väärtuste, omaga see püüdmata tingimuste armastuse maailma nagu. See hakkab jälle teistpidi häälestus läbi nende saatana pakti igasuguste ettekirjutused, nad on ettekirjutused, öeldakse, et nad ei ole mitte piiravad, vabastavad sind selles suhtes need ettekirjutused, kus sa neid järgid, siis sa saadki vabaks. Su häälestad ennast rohkem nagu hingele, igavestele väärtustele, Et siin me oleme.